Tere! Täna räägime sellest, miks tasuks ka sügavkülmas aeg-ajalt inventuuri teha. Kuigi võib jääda mulje, et sügavkülmas püsivad toidud aastaid värskena, siis päris nii see ei ole. Näiteks kala ja mereannid säilivad sügavkülmas kuni 3 kuud. Veise ja lambaliha tuleks aga ära tarvitada vähemalt poole aasta jooksul. Selleks, et sa õiget aega maha ei magaks, märgi kindlasti sügavkülma pandavatele toiduainetele peale ka nende külmutamise kuupäev. Levinud on müüt, justkui vähendaks sügavkülmutamine toiduainete toiteväärtust. See tegelikult pole aga tõsi ja sügavkülmutamine on üks tervislikumaid toidu säilitamise viise. Samuti ei ole sügavkülmik vaid suviste viljade või liha säilitamiseks, vaid sa võid seal hoida ka väga kenasti tavatoitu. Sellisel juhul muidugi on äärmiselt oluline jälgida, et see toit sul sinna ei ununeks, vaid sa tarbiksid ära selle mõistliku aja ehk siis mõne kuu jooksul. Kuna marjade toiteväärtus seistes väheneb, siis soovitan sul maasikad, vaarikad ja muud marjad kindlasti enne uue hooaja algust ära kasutada. Ja mul on sulle toitumisnõustajana üks soe soovitus. Ära lisa marjade külmutamise juures mitte 1 grammi suhkrut. Nii püsivad sinu marjad võimalikult tervislikud. Õigesti külmutades ja sulatades tagad sügavkülmikus säilitatavatele toiduainetele maksimaalsed maitseomadused ning värskuse. Ning pea meeles, toit säilib paremini, kui sügavkülmik ei ole pilgeni täis laotud, vaid kottide karpide vahele pääseb ka õhk liikuma. Sügavkülmikusse ära aseta kuuma toitu, vaid jahuta see kõigepealt toatemperatuurile ja alles siis asu külmutama. Sarnaselt toimi ka sulatamisega. Toit sügavkülmas kõigepealt külmkappi ja alles siis toatemperatuurile. Ma kutsun kõiki üles julgemalt ka igapäevaseid toite sügavkülmutama.